Trump teeb Hiina elu põrguks enne saabumist Pekingisse teisipäeval, 12. mail 2026. Reis, mis on kavandatud 14. ja 15. maiks, seab Xi Jinpingi talumatu surve alla. Sest Valge Maja saabub nõudmistega Iraani, haruldaste muldmetallide, Taiwani, nafta ja võimaliku Hiina toetuse kohta Teherani sõjamasinaga seotud tarneahelatele. Trump ei tule ainult vestlema, ta tuleb nõudma. Hiina, kes püüdis vaikselt kasvada, ostes Iraani naftat, kontrollides kriitilisi mineraale ja survestades endiselt Taiwani Indo-Vaikse ookeani piirkonnas. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti olla kanali tellija, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave, parima ajakirjandusliku kvaliteediga ja usaldusväärsuse standardiga. Milson Alves. Surve algab Iraanist. Washington esitas karmid nõudmised ettevõtetele ja isikutele, keda süüdistatakse Iraani nafta saatmise hõlbustamises Hiinasse. 11. mail kehtestasid Ameerika Ühendriikide võimud sanktsioonid 3 isikule ja 9 ettevõttele, sealhulgas Hongkongi, Araabia Ühendemiraatide ja Omaani ettevõtetele, keda kahtlustatakse Teherani abistamisest nafta müümisel ja revolutsioonilise kaardiväe finantsvõrgustike toetamisel. Trump ei soovi, et Hiina jätkaks Iraani majandusliku päästerõngana, samal ajal kui Teheran ähvardab energiamarsruute, rahastab Hiina piirkondlikke liitlasi ja seab kahtluse alla Ameerika kohaloleku Lähis-Idas. Peking püüab end kaitsta, väites, et need sanktsioonid on kuritarvituslikud, kuid see reaktsioon näitab vaid surve suurust. Hiina on viimastel aastatel ostnud palju Iraani naftat ja saanud Teherani majandusliku ellujäämise jaoks oluliseks teguriks. Nüüd, kui Trump läheb isiklikult Hiina pealinna, peab Xi tegelema ebamugava küsimusega. Kas Hiina tahab olla nähtav kui vastutustundlik suurriik või kui riik, kes aitab Iraanil raha ringluses hoida? Kriisi ajal on see just see mainekahju, mida Peking tahtis vältida. Reis pole veel alanudki, kuid Hiina valitsus tunneb juba oma lähenemise poliitilist hinda Teheranile. Hormuzi väin suurendab seda koormat veelgi. Pärsia lahe kriis mõjutas otseselt Hiina energiajulgeolekut, sest suur osa naftast, mis varustab Pekingi majandust, liigub tundlikel mereteedel. Reutersi andmed näitavad, et Hiina nafta import langes aprillis 9,37 miljoni barrelini päevas, mis on madalaim tase peaaegu 4 aasta jooksul. Samal ajal kui Hormuzi väinaga seotud ostud langesid sõja ja blokaadi tõttu järsult. See tähendab, et Trump saabub Pekingisse ajal, mil Hiina ise tunneb oma rahakotis kriisi mõju, mida ta püüdis eemalt ohjata. Valge Maja tõstatab ka haruldaste muldmetallide küsimuse. Hiina püüdis kasutada kriitilisi mineraale survevahendina Ameerika Ühendriikide vastu, kuid see relv muutus hoopis Hiina režiimi avalikuks paljastuseks. Need materjalid lähevad kaitsesüsteemidesse, tehnoloogiasse, kiipidesse, elektrisõidukitesse, radari ja droonisüsteemidesse. Trump viib selle teema Xi Jinpingiga kohtumisele poliitilise süüdistusena. Hiina tahab müüa stabiilsust, kuid kasutab majanduslikku sõltuvust tööriistana. See nõudmine on karm, sest Xi teab, kui tähtsad on haruldased muldmetallid. Seetõttu ei ole kohtumine Trumpiga mugav. Trumpi visiit muudab Hiina eelise diplomaatiliseks probleemiks. Taiwan saab olema teine tüliõun. Trump kinnitas, et kavatseb arutada Xi Jinpingiga relvamüüki Taiwanile ning ka Hongkongis vangistatud ärimehe Jimmy Lai juhtumit. Reuters teatas, et Trump mainis neid teemasid enne reisi, sealhulgas miljarditesse ulatuvat relvapakki Taiwanile ja nõudmisi vabaduste kohta Hongkongis. Pekingi jaoks on see plahvatuslik, sest Taiwan puudutab Hiina poliitiliste ambitsioonide tuuma, samal ajal kui Hongkong paljastab režiimi repressiivse poole. Hiina sooviks käsitleda Taiwani kui siseküsimust, kuid Trump saabub jõupositsioonilt ja tõstab lauale piirkondliku julgeoleku. Saar on Indo-Vaikse ookeani piirkonnas strateegiline. Hiina jaoks on see oluline kiipide tõttu ning sõjalise tasakaalu hoidmiseks Pekingi vastu. Xi Jinpingil ei ole vaba voli Taiwani hirmutamiseks. Kohtumine Pekingis seab seega Hiina juhi olukorda, kus temalt nõutakse vastuseid omaenda tagahoovis. Trump läheb Hiinasse, kuid võtab endaga kaasa Taiwani, Ameerika mereväe, tehnoloogia ja Aasia liitlaste varju. Hongkong suurendab piinlikkust. Jimmy Lai on saanud Hiina kriitiliste häälte vastase repressiooni rahvusvaheliseks sümboliks.
Viies selle teemaks Xi juurde, survestab Trump Hiinat valdkonnas, mida Peking vihkab, poliitiline vabadus. Hiina režiim eelistab arutada kaubandust, tariife ja lepinguid, sest nendes küsimustes saab ta numbrite üle läbi rääkida. Aga kui jutt läheb vangistustele, tsensuurile, usule ja sotsiaalsele kontrollile, siis Hiina kuvand paljastub. Trump kasutab seda punkti, et näidata, et reis ei piirdu ainult majandushuvidega. Ta seab ka küsimuse alla selle, kuidas Peking kohtleb neid, kes astuvad vastu kommunistlikule parteile. Hiina välisministri Wang Yi ja Iraani välisministri Abbas Araghchi kohtumine on samuti Pekingile kahjuks. Iraani esindaja visiit Hiinasse toimus vaid mõni päev enne Trumpi saabumist, kusjuures Peking püüdis end näidata dialoogi ja stabiilsuse eestkõnelejana. Kuid Washingtoni jaoks on pilt teistsugune. Kui Iraan on kriisi keskmes, siis Hiina näib andvat Teheranile diplomaatilist ruumi. See annab Trumpile tugeva võimaluse Xiilt otse nõuda. Kui Hiina väidab, et tal on Iraani üle mõju, siis peaks ta seda mõju kasutama pingete vähendamiseks. Kui ta seda ei kasuta, näitab see, et tema diplomaatia on rohkem mõeldud liitlaste kaitsmiseks kui ohtude ohjeldamiseks. Trumpi arvutus on lihtne ja karm. Peking sõltub energiast, ekspordist, turulepääsust ja stabiilsusest mereteedel. Hoida survet Taiwani suhtes, osta odavat Iraani naftat, domineerida haruldasi muldmetalle ja laiendada mõju Lähis-Idas. Trump toob kõik need teemad ühele lauale. See on talumatu surve. Hiina peab vastama mitmel rindel korraga, ilma et ta saaks ühte kriisi teise taha peita. Asia lugu näitab, et Ameerika Ühendriikide presidendi visiidid Hiinasse võivad mängulauda muuta, kui Washington teab, kust survet avaldada. 1972. Aastal külastas Nixon Pekingi ja avas külma sõja uue etapi, kasutades ära Hiina ja Nõukogude Liidu vahelist rivaalitsemist. See visiit polnud diplomaatiline turism. See oli strateegiline manööver, mis tõi Hiina isolatsioonist välja ja asetas Ameerika Ühendriigid kommunistlike suurriikide vahelise võitluse keskmesse. Nüüd siseneb Trump Pekingisse teistsuguse survega. Ta ei tule pakkuma ainult lähenemist. Ta saabub nõudes Iraani naftat, kriitilisi mineraale, Hongkongi ja energiajulgeolekut. Loogika on meetodis sarnane. Ta ei paku lähenemist. Ta saabub nõudes Iraani naftat ja kriitilisi mineraale, naftatooteid, mineraale nagu Iraani nafta. Nixon kasutas kommunistlikku lõhet. Trump kasutab Hiina sõltuvust energiast, kaubandusest ja globaalsest stabiilsusest. Teine ajalooline näide aitab mõista Taiwani tähtsust. 1995 ja 1996 aastal korraldas Hiina raketikatsetusi ja sõjalisi õppusi, et Taiwanit hirmutada. Ameerika Ühendriikide vastus hõlmas lennukikandjate saatmist piirkonda, näidates, et Peking võib küll ähvardada, kuid ei suuda üksi väine kontrollida. See episood mõjutas sügavalt Hiina strateegiat. Sellest ajast alates on Peking investeerinud mereväkke, rakettidesse ja tehnoloogiasse, et takistada uut Ameerika jõudemonstratsiooni. Aga nüüd puudutab Trump sama närvi, pakkudes relvi Taiwanile, avaldades poliitilist survet ja kaitstes tasakaalu Indo-Vaikse ookeani piirkonnas. Xi jaoks pole see tühjasi. See on meeldetuletus, et Ameerika Ühendriikidel on endiselt jõudu sekkuda Hiina kõige tundlikumasse teemasse otse Hiina pealinnas. Hiina jaoks seisneb põrgu neis vastustes, mida Xi peab andma Trumpi, turgude, Taiwani ja Aasia liitlaste ees. Ja kõigile, kes jälgivad, kas Peking käitub vastutustundliku suurvõimuna või vaikiva kriiside toetajana, kes ähvardab maailma. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõese teabega hästi kursis. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvesi kogukonnaga.